selle peale neiuke nagu vähe pahane. Selle peale neiuke nagu vähe pahane. Et ei mõistnud muusuma temalt võtta salaja. Et ei mõistnud muusuma temalt võtta salaja. Aga armas neiuke, see on auks veel minule. Et just usu võtmises ei ma ole osav mees. Oleks usu võtmine tuttav ammu minule. Seda oleks pidanud ma teiste huultelt õppima. Muisu äpardus, Vengerka, esimene hääl. Tähtis on meelde jätta, et tuleb selgeks saada D-tuuris B-osa ja ülejäänud terve lugu G-tuuris. Alustame siis, ehk see on ka siis loo intro, nii-öelda see B-osa. Ja täpselt nii palju ongi vaja osata mängida seda lugu D-tuuris. Väike tähelepanek, et seada sees, kui toimub üleminek D-tuurist G-tuuri, ehk siis pärast esimest salmi, kus ka siis B-osa kordab samamoodi, seal on väike ülemineku koht. See viimane noot siis, selle tähistas praegu G-tuuri, sealt juba läheb meloodia edasi G-tuuris. Ehk siis täpselt niimoodi. Lõpus ma mängisin ühe noodi teistmoodi, ehk siis seal läheb jälle lugu laulu, ehk siis helistik läheb uuesti G-tuurist D-tuuri. Ühe koha peal tegin tremolot, seal on see täitsa mõnusalt soovitatud, kui te saate, kui ei saa, võite mängida, ehk siis B-osa alguses. Või siis on ju.
ja loo lõpus on taas D-tuuris lõpp sama meloodia ehk lisa lõpu B. Teine hääl. Teine hääl on natukene vähem tihedam, aga võib-olla siis osade jaoks väljakutse, et kuidas nüüd see meloodia siis endale pähe saada. Samamoodi nagu esimeses hääles, D-tuuris algab lugu pihta ja meloodialiin, mis on läbiv nii intros, vaheosas kui ka lõpus, on sarnane. Intros on üks pikk noot lihtsalt rohkem ja mõned käigud on siis vaheosades ja lõpus teistmoodi. Nii. B1 teine pool on siis pillidega samamoodi, aga algus on rohkem noote. Ja sealt on siis ka üleminek täpselt samamoodi, ainult et oktav ülevalt kui esimesel häälel. Kui te soovite mängida seda käiku, kui tundub, et on mugavam esimese hääle mängijal alustada ülevalt seda ülemineku käiku, et minna siis mugavalt, siis palun tehke seda, see käik on täpselt sama, lihtsalt oktavi vahe. Nüüd aga G-tuuri teine hääl. Julgelt B-osa alguses jällegi tremolot, aga kui te tunnete, et ei jõua reageerida järgmistele nootidele võib-olla, siis võite mängida ka rahulikult sinna lihtsalt pika noodi. 1, 2, 3. Just. Ning lõpu B jälle on siis D-tuuris ja see on siis samasugune, lihtsalt lõpus on eraldi teine käik. Natuke seadest ja sellega seoses akordidest. Lihtne saaterütm oleks siis enamasti tähtis tähelepanek, et esimene löök on natukene tähtsam kui teine, et ei pea seda teise löögi choppi üli tugevaks tegema, ehk
vältida sellist ülepanemist, aga niisugune mõnus kerge niisugune tiks. Maitsekalt. Intros ja mõned koha peal on siis ka pikad akordid, siis on just, ja selle koha peal ka intros ja nendes kohtades jälgige, kui on mõned kiired akordivahetused. Kui on laulu osa, võiks mängida akorde nii palju inimesi, kui saavad. Samas jälgige, et siis laulu balanss ja akordi mängimise balanss oleks paras. Jälgida ka samamoodi akordi üleminekut D-tuuri osast, kus toimuvad siis üldse helistiku nii-öelda vahetused, nendes kohtades jälgida. Et see on nagu jah, G-tuuri läheb jah. Pärast on lihtsalt B-osa lõpeb niimoodi, et üks A-tuur enne siis uuesti lauluosa D-tuuris. B2 on siis ka, ehk siis G-tuuri instrumentaalosas on niisugune väike vimp ka, et siis paar pikemat akordi, seal on järjest 2, 3, käima tõmmata ka. Et siis on üle takti pikas, et C-tuur. Ja kes saab, võib ka mängida selle A-tuuri just selle cis-bassiga. Ehk siis niimoodi. Ja lõpus samamoodi väike jälle tähelepanek. Et tavaliselt B3 lõpus on kiirem akordivahetus, natukene võib-olla, ja siis lisa lõpu B-s. Konkreetsed akordid.